Kotsukrõbekana, me kõik teame seda, me kõik armastame seda. Aga kas ma olen ainus, kes on mõelnud, kuidas seda saab kodus teha? Õnneks on mul teile vastus olemas. Teeme kotsukrõbekana kodus, vaatame, kas see tuleb odavam, kas see tuleb parem ja kas see on üldse väärt kodus teha. Sina, kes ei tea veel, mis on kotsukrõbekana, esiteks, mida sa teed? Teiseks, see on friteeritud kana, mis on kaetud ühe kleepuva magusa vürtsika kastmega. Ja kotsulased, nad olid targad. Nad teadsid, et me eestlased tahame midagi eestimaist. Need nad panid sinna peale veel ühe mõnusa hapukoore küüslaugu kastme. Sinna kõrvale on üks salat ja seda serveeritakse riisiga. Muidugi näitame teile, kuidas igat komponenti siin teha. Alustame kanast. Esiteks siis meie kana. Tähtis on minu jaoks see, et me kasutame siin kintse. Sest te teate mind, ma olen alati olnud rohkem kintsumees kui rinnamees ja sama on ka kana juures. Teine spetsiaalne asi meie kanaga on see, kuidas ma ütlen, flour dredge, see kõik, mis meil nagu teeb krõbedaks asja, et me ei kasuta ainult jahu, vaid me kasutame ka tärklist. Kanaga tahame teha suht väiksed viilud, sellepärast et meil läheb ta päris kiirelt krõbedaks. Kui see krõbe coating tuleb peale ka, siis ta läheb nagu suht suurteks tükkideks tegelikult. Et nagu sellised tükid on täiesti piisavad minu meelest. Teeme nüüd siis meie dredge'i, kui meil kana on kenasti viilutatud. Kuidas ma ütlen nagu one part eesti keeles? Jah, alustame ühest osast jahust. Lisame sinna juurde 2 osa tärklist. Ja see on ausalt öeldes see, mis teebki selle dredge'i nii heaks, et me kasutame rohkem tärklist kui nisujahu. Teeb nagu kergema ja minu meelest ka krõbedama tulemuse. Mulle meeldib ka maitsestada natukese MSG-ga. Soolaga, ja soola võite suht korralikult panna, natukese valge pipraga. Ja et kõik asjad siin maailmas oleks balansis, paneme ka ivakene suhkurt. Aga ainult natukene. See aitab meile seda natukene pruunimaks saada ja maitsed on lihtsalt rohkem balansis siis. Ja nüüd segame kõik kenasti kokku ja proovime lihtsalt kindlaks teha, et meil ei ole ühtegi suurt tükki siin sees. Siin on meie kuiv dredge. Märkate, kuidas ma ütlesin kuiv, sellepärast, et meil tuleb üks märg dredge ka. Aga ärge paanitsege, sest see on väga lihtne. Võtame lihtsalt natukene vett, paneme kaussi, paneme sinna sisse umbes pool veevolüümist meie kuiva dredge'i ja natukene söögisoodat. Boom! Ja segame kokku. Ja kena. Ja nüüd põhimõtteliselt, mis me selle kanaga teeme, on, et me paneme ta kõik meie märga dredge'i ja siis katame ta kenasti ära. Ja pärast, kui me nüüd paneme ta oma kuiva, meil peab olema eesti keeles parem sõna kui dredge. Ma ei saa öelda dredge kogu aeg. Eksperdid, aidake mind. No ma ei tea, paneering on see, mis me leidsime, aga see, nii ja naa. Igatahes, nüüd, kui ta on siin märjas dredge'is olnud meil, siis me saame vaikselt panna ta siia kuiva ja kuna ta on siin selles kleepuvas märjas dredge'is, siis kõik meie kuiv dredge, kuiv paneering jääb paremini külge. Nii et sellepärast me seda teemegi. Ja kuivas lihtsalt proovime ta täiesti ära katta. Ta jääski nagu siuke täiesti ilus ja valge niimoodi. Ma arvan, te näete juba ära, et this is gonna be crispy, man. See tuleb krõbe. Ja nüüd meie imeheaks kana kastmeks. Alguses võtame sitaks küüslauku. Võtame, ma arvan, selle koguse kastme peale, mis ma teen, 4 küünt. Purustame selle küüslaugu. Ja te saategi lihtsalt nagu lüüa seda küüslauku niimoodi, nagu te näete, siis ta on põhimõtteliselt juba hakitud. Aga meeldib ka noaga natukene veel läbisid panna. Lihtsalt, et saada natukene ilusam ja väiksem tekstuur. Midagi sellist. Ja siis meie ingver. Kotsu vist ei kasuta enda retseptis ingverit, aga minu meelest ingver toob lihtsalt nii ilusa ja mõnusa sellise värske maitse sinna juurde. Ja ingveriga on kusjuures täpselt samamoodi. Teete sellised väiksed viilud, lõikilaua peale, nuga peale. Annetad paar lööki niimoodi. Ja vaadake, ingver on põhimõtteliselt juba täiesti hakitud. Ja siis sama asi, noaga läbi paar korda. Ja ma olen viimasel ajal ausalt öeldes praktiseerinud, et koorega ingverit süüa. Ma ei tea, minu meelest see ei tee põhimõtteliselt mitte mingit vahet. Kui sa piisavalt peeneks hakid, siis seda koort ei ole üldse tundagi. Kotsu see krõbekana kaste on väga magus. Need põhimõttelised komponendid siin kastmes on gochujang ja ketchup. Ja kuna ta on magusam, siis kasutama selles rohkem
ketšupit kui gochujang'i. Gochujang, nüüd ausalt öeldes the real star of the show, suhkur, korralikult seda, magus kahte anda ikka. Natukene soja ja siis, et spice'id üles seda. Seesamiõli. Siis paneme kuumuse tööle, segame ringi seda kõike. Nagu te näete, täiesti tuttav, ere, punane värv. See on õige. Natuke spice on ka kurat ikka. Aga nüüd, ta keeb kenasti. Tõmbame kuumuse maha ja viskame kõik oma küüslaugu ja ingveri sisse. Boom! Segame kokku ja laseme tal lihtsalt istuda siin samal ajal, kui me fritime oma kana ja teeme teised asjad. Okei, kana jaoks siis täidame selle panni, poti õliga. Umbes nii palju, rohkem ei pea panema ja crankime kuumused täiesti maksimumi. Me otsime umbes seda 150 kraadi vahemikku seal. Ja pärast, kui me võtame kana ära, siis ma panen ta sellise asja peale, mille nimi on siis üks wire rack inglise keeles. Ja noh, kui te fritite kodus palju, siis on täiega hea investeering, et ta palju ei maksa, mingi 10 eurot või midagi sellist. Et soovitan kindlasti, väga hea asi. Te saate nagu ise teha seda, panna nagu võre mingi taldriku peale või siis pannete taldriku ja majapidamispaberit sinna alla ja siis on umbes sama efekt. Iga kord, kui ma asju fritin, siis ma olen nii ettevaatlik, sellepärast, et mul tuleb alati see pilt pähe sellest nagu vennast, kes pani mingi 500 kanatükki oma õli sisse ja siis see õli hakkas nagu üle boilima ja siis kõik läks põlema ja siis ta on nagu Aga selleks, et mitte olla nagu see vend, paneme rahulikult kanaõlisse tükk-tüki haaval, nii et need kukuvad meist eemale. Teeme ka kindlaks, et mitte panna liiga mitu kanatükki õlisse korraga. Muidu ei tule meil see üldse hea. Laseme siis kanal õlis pruunistuda ja hoiame pliiditemperatuuri maksimumil. Siis küpseb kana sees ühtlaselt ja lõpus, kui õlitemperatuur on kõrge, krõbeneb ta korralikult ära ka. Siin on meie krõbe kana. Let's hear it. No see on päris krõbe, no. See on päris mõnus. Nii, ja nüüd on aeg salatiks. Ja uskuge mind, te ei taha seda vahele jätta, sellepärast et see kana on ise nii rammus, et ta vajab seda salatit sinna. Eat your vegetables! Meie salati jaoks siis Kotsu minu meelest kasutab punast ja seda valget kapsast. Kui te tahate ainult ühte kasutada, siis kasutage, because it really doesn't matter. Tõesti ei ole vahet, kapsas on kapsas. Teeme nad igatahes ülipeenikesteks viiludeks. Piisavalt, paneme kaussi ja sama meie valge kapsaga. Nii, mingi 50-50 mix umbes. On Kotsul ka siuke ülilihtne mingisuguse magus soja dressing sinna peale, mis minu meelest on lihtsalt need 3 koostisona, soja, riisijäädikas, aga natukene, mitte liiga palju. Alati! Need pagana purgid, reaalselt. Thai Choice, palun, fiksige oma riisijäädika purgid ära. Korgid tähendab. Ja siis suhkurt. Teeme kõik kokku. Ja umbes nii ongi. Jap, perfektne. See on Kotsu salat, Kotsu kapsasalat. Kõige raskem osa siin retseptis. Meil on vaja küüslauku ja hapukoort. Let's get cooking. Alguses võtame küüslaugu siin siis. Ja minu meelest Kotsu selles hapukoore küüslaugu kastmes teevad aatomiteks oma küüslaugu. Nii et me proovime samad siin teha ja ma näitan teile head tehnikat selle jaoks. Võtame siis meie küüslaugu, paneme soola selle peale. Ja nüüd hakkame noaga pressima seda kõike. Ja miks see sool siin nagu aitab, on, et sool on kare ja töötab just kui liivapaberina. Nii et me nagu põhimõtteliselt hõõrume selle küüslaugu katki. Peale paari tõmmet ongi meil põhimõtteliselt täiesti läbipaistev toode siin. Ja muidugi, et olla kindel, siis võite ka noaga niimoodi läbi minna tervest asjast. Ja no ma arvan, et Pablo Escobar kiidaks selle küüslaugu heaks, sest that's fine as hell. Mis ongi? Hapukoor. Ja minu meelest ta on natuke rasvasem hapukoor, mis nad kasutavad, et seda 10% päris ei kasuta. Küüslauk sisse ja segame. Väga hea. Ja noh, minu meelest nagu Korea krõbekana ei ole nagu midagi uut, seda on paljudes kohtades tehtud.
aga see, mis kotsu, millega nemad revolutionise'is minu meelest ongi, et see hapukoore nagu küüslaugu kastet sinna peale panna. Et genius move. Aga paneme siis kõik kokku. Niisiis, taldrik. Sinna sisse natukene mõnusat jasmiini riisi. Salat. Üks asi, mis nad teevad, on, et nad võtavad seda soja marinaadi ja viskavad riisile ka natukene peale. Ja nüüd muidugi finishime krõbe kana ka enne ära. Teeme seda täpselt enne serveerimist. Kanakaussi, kaste peale ja segame siis kõik läbi. Meie tuttav helepunane krõbe kana. Imeilus. Wow. Krõbe kana peale. Ja siis muidugi hapukoore kaste. Ja seda nad paned nii pagana rikkalikult. Ära puksuta kogu aeg. Okei, kaste peal ja viimaks nüüd seesamiseemneid. I know, kotsu paneb röstitud seesamiseemneid, aga kui sa tuled koju pikalt tööpäevad ja hakkad seda tegema, lapsed karjuvad sul juba, emme, kus toit on, eks ju, sa ei hakka mõtlema röstitud seesamiseemneid peale. Mitte kedagi ei huvita, pange lihtsalt seesamiseemneid, kui tahate. Super! Ja siin ta on. Okei, moment, mida me kõik oleme oodanud. Kumb on siis parem? Kas kodu tehtud või kotsust tellitud? Mul läks kodus tehtud nii palju maksma ja kotsu oma läks mul nii palju maksma. Aga nüüd laseme siis maitsel otsustada, kumb parem on. Alustame klassikalisest kotsust. Mõnus, hea, ma tean. Kotsu oma on seisnud nüüd siin mingi tund aega ja kurvaks muutunud, aga still, hea. Ma mäletan, ma sõin täpselt enne seda videofilmimist ühe kotsu sellise krõbekana ka, et oleks natuke ausam comparison. Vana ja kotsu. Nüüd siis ise tehtud. Ma võin öelda, et ma tegin need kanatükid päris palju suuremad kui see, mis kotsu teeb, aga cheers. Kutid, see on täpselt sama. It's exactly the same. Üks ühele. Salat ka. Võin öelda, et minu salat on natukene maitsekam. Lihtsalt sellepärast, et kotsu vist nagu paneb, et nad panevad lihtsalt kapsa sisse ja siis panevad selle dressingu karbis peale. Et sel viisil ta tuleb natuke maitsekam, aga muidu pretty much the same. Mis me siis ütleme verdictina? No ma ütlen, et kui kotsukrõbekana on midagi, mis teile tõesti meeldib ja te tahate tihti seda, siis kindlasti õppige seda kodus tegema, sest restoranis süües ta läheb muidugi kallimaks. Ja on teil kõik asjad kodus olemas, et seda teha, siis ta ei ole raske, kui te saate meetodist ja asjadest aru. Ajaliselt, ega mis ma ootasin 30 minutit, et oma kotsukrõbekana kätte saada. Seda ma tegin seda praegu 45 minti. No, põhimõtteliselt sama siis tegelikult, mis orderida. Et kindlasti proovige kodus ka teha. Õppida sellest kindlasti väga palju. Aga nüüd ma lasen teisse ka proovida. Näeme järgmises videos. Ciao!